Tundub, et recording on in progress ehk siis kõik toimib ja mul on siis hea meel jagada oma võib-olla mõtteid tänase järjekordse webinari formaadis sellisel teemal nagu krooniline migreen, kusjuures esialgu ma räägin sissejuhatavalt migreenist, siis keskenduma täpsemalt migreenile ja nendele lõpus ravivõimalustele, mis praegu siis meil olemas on. Kuna ma siin märgin igasuguseid ravimeid, siis siin on minu kõikvõimalikud huvide konfliktid ja alustan nagu ikka haigusest rääkides tuleb migreeni definitsioonist laiemalt, enne kui kitsamalt kroonilise migreeni kriteeriumite juurde minek on. Ja teadaolevalt siis migreen on kompleksne neuroloogiline ajuhaigus, mida mõjutavad mitmesed geneetilised faktorid ja mille on iseloomulikud siis mõõduka tugevusega kuni tugevad peavaluepisoodid, mis on enamasti ühepoolselt ja kaasuvate sümptomitega ja need on enamjaolt stereotüüpsed ehk siis inimesel korduvad sarnaste kaebustega siis migreenihood. Ja kohe alguses peab ütlema, et migreeni diagnoos on kliiniline ehk siis kui me räägime klassikalistest migreeni variantidest, siis diagnostika ei vaja täiendavaid instrumentaalseid või laboratoorseid uuringuid, mingit neurovisualiseerimist ja seda nimetatakse siis kliiniliseks diagnoosiks. Ja seda tuleb selgeks teha ka patsientidele, sest ei ole harv juhus, kui patsiendid ilmuvad vastuvõtule peamise sooviga saada mingit täiendav uuring ja teine moment, kus me seletame selle migreeni olemust, on see, et okei, et kui inimesel on mingil põhjusel ikkagi pea näiteks magnet- või kompuutertomograafia on tehtud, mis on korras, nagu ikka, ja siis patsient küsib järgmist küsimust, aga kuidas mul migreen olla, uuring on ju korras, on ju. Ehk siis migreen on seda tüüpi häire või haigus, mille puhul siis anatoomiliselt on ajus kõik korras, tegemist on siis funktsionaalse häirega, kuid mitte selles mõttes funktsionaalse häirega, nagu me kliinilises praktikas diagnoosime igasuguseid psühhiaatrilisi dissotsiatiivseid häireid, vaid selles mõttes, et tegemist aju düsfunktsiooniga, mis on üpriski orgaaniline, lihtsalt konventsionaalsete uurimismeetodite, visualiseerimismeetoditega see nähtavale ei tule. Ja see kliiniline diagnoos tähendab seda, et selleks, et diagnoosida, tuleb ära kaardistada patsiendi fenotüüpi ja seal on erinevad aspektid, mida me peame patsiendi käest küsima, kuhu siis kuuluvad peamiselt peavalu lokalisatsioon, selle iseloom ja tugevus, migreeni atakkidega kaasuvad sümptomid, mis tulevad atakiga ja lähevad atakiga, samuti diagnostilise väärtusega on migreenihoogude kestvust. Kui me räägime migreeni alavormide klassifikatsioonist ehk me oleme episoodilist ja kroonilised, siis selleks, et neid eristada, on vaja kindlasti teada nende atakkide sagedust ja praktilisest aspektist on alati kasulik, kui patsient teab oma isikuspetsiifilisi vallandajaid ehk siis esile kutsuvaid faktoreid. Ja teades, et igal sellel tunnusel on erinevad nii-öelda vastuse variandid, siis kõige klassikalisemad migreeni kirjeldused on siis järgmised, kui me räägime tüüpilistest migreenihoogudest, siis lokalisatsioon on reeglina ühepoolne, valu iseloom kitsamas mõttes on siis pulseeriv, tuksuv iseloom ja valu intensiivsus on tavaliselt kas mõõdukalt tugev või väga tugev. Siin võibki kasutada seda 4-astmelist skaalat, kerge, mõõdukas, tugev, väljakannatamatu või võib kasutada ka numeerilist valuskaalat NRS-i, kui patsiendile pakutakse
hindamiseks skaalad 0–10 ja hästi oluline on sellisel juhul patsiendi jaoks ära defineerida, et mis need 0 on ja mis need 10 väärtused on, ehk 0 tähendab täiesti valuvabadust, on ju, ja migreeni puhul on ka sellised vormid, mille puhul ei pruugi valu üldse olla ja need on nii-öelda auraga migreenid, mille puhul käivad ainult aurad ilma peavaluta, nii et 0 on ka migreeni puhul on täiesti võimalik. Ja skaala teises otsas on siis väljakannatamatu kõige võimsam valu maailmas, mida patsient saab endale ette kujutada ja seda defineeritakse siis 10 pallina. Mis puudutab iga üksiku ataki kestvust, siis ravimata või ravile mitte alluv migreenihoog kestab tunde või siis mitu päeva järjest. Kui patsient võtab mingit efektiivset analgeetikumi, kupeerib oma ataki näiteks 20–30 minutiga, siis see ei tähenda, et see ei oleks täidetud ajaline kriteerium, just nimelt sellepärast, et ta kasutab juba mõjutamist ehk siis ravi ja ravi korral siis hoo kestvus on oluliselt lühem, mis ongi tegelikult hooravi põhiline eesmärk, võimalikult kiiresti peatada ataki. Nii et kui me küsime patsiendi käest, et kaua teil iga üksik hoog kestab, siis me alati täpsustame, et juhul, kui te ei võtaks rohtu mingisugust, ei raviks kuidagi või kui okei, te võtate, aga see ravi ei ole efektiivne. Ja migreen on tänu oma komplekssusele, mis puudutab patofüsioloogiat, on siis selline haigus, mille puhul peavaluatakkide ajal esinevad ka kaaskaebused, millest sagedasemad siis on iivelus oksendamine, fotofonoosmofoobia ja ka füüsilise tegevuse talumatus. Need on sellised kõige tüüpilisemad hood, ütleme nii, tüüpilisemad kirjeldused. Hästi palju informatsiooni me tegelikult saame juba sellest, kui patsient tuleb meiega esmasele vastuvõtule koos täidetud peavalupäevikuga ja see tegelikult säästab sellest ambulatoorsest vastuvõtust päris palju aega. Siis me ei pea eraldi veel küsima, kui sagedased hood on, missuguseid ravimeid ta võtab, me saame vaadata hoogude intensiivsust, saame näha ravimite profiili selles mõttes, et kui sageli siis patsient analgeetilisi preparaate kasutab ja me saame anda hinnangut ka sellele, kas ta selle sageduse põhjal siis lahterdub nii-öelda episoodiliseks või krooniliseks variandiks. Ja kui te mõtled selle peale, et tavaliselt see kõik võtab aega, et sa küsid ja saad vastused, küsid, saad vastused, siis kui patsiendil on juba peavalupäevik, siis ainuüksi me vaatame sellele päevikule otsa, mis võtab, ma ei tea, 1 minut aega ja me saame hästi palju informatsiooni juba sellest ja see vastuvõtuaeg selle võrra siis lüheneb või siis olemasolev aeg, selle kasutamine muutub palju ratsionaalsemaks. Samuti, mida päevikust võib välja lugeda teinekord, kui patsient on seda jälginud, et missugused need võimalikud provotseerivad faktorid võivad patsiendil olla, sest jällegi kirjandust vaadates see nimekiri erinevatest vallandajatest on väga pikk ja mitte mingil juhul see ei tähenda seda, et kõiki, mis on kirjanduses ära kirjeldatud vallandavate tegurite näol, kõiki neid tegureid ei pea inimene automaatselt oma elust välistama, sest kui näiteks patsiendil migreenihoogusid põhjustab juustu tarbimine, siis loomulikult mõistlik on seda mitte tarvitada, aga samas kui samasuguse migreeniga patsiendil peale juustu söömist migreenihoogu ei vallandu, et talle meeldib juust, siis see ei ole talle kuidagi nagu keelatud. Ja jällegi, et miks on soovitatav neid erinevaid tegureid jälgida, mõnikord, kui patsiendil vallandavaks teguriks on mitte üks mingi kindel tegur, vaid erinevate tegurite kombinatsioonid, siis seda ei pruugi lihtne patsiendil märgata. Ehk siis jälle teatud näide, et patsient võtab pokaal veini, ei teki ataki, sööb juustu, ei teki ataki, aga kui näiteks see on naine, kellel menstruatsioon on ja menstruatsiooni ajal ta võtab näiteks pokaal veini ja hammustab peale juustu, see vallandab tal ataki. Ja selliste faktorite kombinatsioone
on raskem tuvastada ja kui nad on patsiendile ilusti kirja pandud, võimalikud, mida ta kahtlustab vallandajatena, siis kasutades seda peavalupäevikut, siis võib selgudagi, et erinevate tegurite omavaheline koos esinemine siis võib olla antud patsiendil vallandavaks teguriks ja siis sealt on võimalik patsiendile soovitada just selliseid kombinatsioone vältida. Jällegi meeldetuletuseks, et kuidas siis näevad välja need diagnoosi kriteeriumid, et kõik need eelpool nimetatud tegurid või õigemini kirjeldused me proovime mahutada diagnostilisse kriteeriumitesse ja kui me räägime aurata migreeni puhul, siis klassikaline selline ühepoolne pulseeriv peavalu koos iivelduse, oksendamise, valgusmüra talumatusega on selline nii-öelda õpiku näide. Aga samas, kui täpsemalt vaata neid diagnoosi kriteeriume, et on võimalik ka sellised migreenihood, mille puhul valu näiteks bilateraalne, diffuusne, terve pea võib valutada, ehk igal plokil on teatud arv tunnuseid, mis peab esinema ja kui need on täidetud, et siis saab diagnoosi panna. Et kõik need eelpool nimetatud tunnused ei pruugi patsiendil esineda, mis automaatselt ei tähenda, et tal ei ole migreeni. Nii et seetõttu kõiki neid kirjeldavaid momente ongi tore teada. Nüüd auraga migreeni puhul peavaluatakkide alguses või siis vahetult kuni tund aega enne valu teket tekivad sellised sümptomid, mis vastavad migreeni aura definitsioonile ja seal on kaks põhilist tunnust. Üks on siis kestvus, et iga migreeni sümptom ja tõepoolest patsiendil pole erinevaid aurasid sama hooajal, mitmeid, kestab siis vähemalt 5 minutit arenevalt, et ei teki niimoodi sekundi pealt, vaid minutitega sümptomid arenevad ja spontaanselt taandub klassikalise aura puhul, migreeni aura puhul kuni 60 minuti jooksul. Ja teine tunnus, mida jälgida, et vähemalt üks migreeni aura sümptomitest peab olema ühepoolne, ehk see on see lateraliseerumise tunnus. Ja seda me mõnikord peame silmas just eristamaks näiteks transitoorsetest išeemilistest atakkidest, sest transitoorse išeemilise ataki puhul samuti patsiendil võib esineda mingi lateraliseeruv sümptom ja see samuti võib kesta alla tunni, kuid transitoorse išeemia sümptomid tekivad sisuliselt sekundi pealt, aga migreeni omad nagu arenevad. Nii et ei piisa sellest, kui me võtame anamneesi patsiendil ja küsime sümptomi kestvust ja lateralisatsiooni, vaid me täpsustame ka täpselt, kuidas see algas. Näiteks kui see on sensoorne aura, et patsient kaevab ühe keha poole tuimust, näiteks kas ta tekkis korraga üle terve keha poole või näiteks ta arenes niimoodi, et esialgu olid sõrmed muutunud tuimaks, siis tunne levis mööda kätt üles, läks näkku, jalga. See suund ei ole üldse oluline, aga just see nagu areng, mis kestab mitmeid minuteid, see on see oluline tunnus, millele siis ekstra tähelepanu pöörata. Ja samuti teine asi, millest kindlasti tuleb eristada aurat, on nõnda nimetatud migreeni prodroomi sümptomid, mis on sageli sellised mittespetsiifilised ja osa neist tõesti võivad aurat meenutada. Näiteks sama fotofonofoobia võib eelneda migreeni atakile juba mitmeid tunde, isegi mõnel patsiendil mitu päeva enne migreeni hoogu ja samas ta ei vasta nende aura kriteeriumitele ehk see ei ole selline, mis kuidagi ajas areneks või lateraliseeruks. Ja neid prodromaalsümptomeid on tavaliselt patsiendil ka mitmeid, kui niimoodi süviti patsiendi küsitleda. Ja miks see on üldse oluline diferentseerida aurat prodromaalsümptomitest on see, et teatavasti auraga migreeni puhul näiteks noorel naisel on vastunäidustatud östrogeenipõhiline kontratseptsioon ja kui naine saab auraga migreeni diagnoosi, siis sellest ta peaks hoiduma suurenenud išeemia riski tõttu.
Samas, kui patsiendil on mitte aura, vaid prodromaalsümptomid ja migreeni ise on ilma aurata, siis sellist piirangut ei ole ja samas me teame, et elukvaliteedi seisukohalt kontratseptsiooni kasutamine on paljude naiste jaoks samuti väga oluline. Ja kui me seda kõike paneme sellesse ühte pilti, siis me saame aru, et see peavalu või valu ise kui sümptom on ainult üks osa kogu selle kaebuste spektrist ja see teebki migreenist sellist haigust, mis olulisel määral mõjutab elukvaliteedi mitte ainult atakkide ajal, vaid atakkide eel, atakkide järel ehk kogu selle interiktaalne periood inimese elukvaliteet on langenud, sest et tal on mingid kaebused, mis takistavad tal normaalset funktsioneerimist. Ja see on eriti aktuaalne kroonilise migreeni puhul, kuna kroonilise migreeni puhul atakkide arv on sedavõrd suur, et sedavõrd kõrge, et seda interiktaalset perioodi on niigi vähe ja kui nendel interiktaalsetel aegadel, kui inimene võiks põhimõtteliselt normaalset kvaliteetset elu elada, käia tööl, veeta aega sõprade ja perekonnaga, tal on need sümptomid, mis puuduvad prodromaal, postromaal perioode, siis loomulikult see täiendavalt veel langetab elukvaliteeti. Ja kõikidest migreeni variantidest just krooniline migreen on see, mis omab kõige suuremat mõju, negatiivset mõju inimese elukvaliteedile. Lisada siia saab seal seda, et kroonilise migreeni puhul on tegemist sellise haigusega, mis kuulub kõige kõrgemasse esimesse klassi haiguste nimekirja, millel on väga suur komorbiidsus. Ehk siis mida kroonilisem, kui võib öelda migreen on, seda suuremad on nii-öelda šanssid või riskid, et patsiendil on kaasuvalt ka mitmesugused neuropsühhiaatrilised probleemid, ehk me siin räägime meeleolu, ärevushäiretest, me räägime seksuaalelu häiretest, unehäiretest ja nii edasi. Ja seal on täiesti mõlemasuunaline seos, ehk mõjutades üht, me saame parandada teist ja vice versa. Nii et seetõttu kindlasti kroonilise migreeni puhul on hästi oluline pöörata tähelepanu ka sellele komorbiidsusele. Nüüd krooniline migreen kaasaegsete seisukohtade alusel kuulub eraldi migreeni vormide hulka. Et kui te tuletate meelde ja kes mäletab, et vanasti oli eelmine rahvusvahelise peaolude klassifikatsiooni versioon kehtimas, siis seal kroonilist migreeni käsitleti kui migreeni tüsistust. Et praegused teadmised ja meie arusaama on nii palju edasi läinud, et kroonilist migreeni tuuakse esile kui täiesti eraldiseisvat migreeni varianti. See võib olla nii-öelda auraga või aurata migreen, selles suhtes vahet ei ole, aga see, mis määrab migreeni kronifitseerumist, on just see kõrge sagedus. Ja üksi krooniline migreen ei teki inimesel nii-öelda esimesest päevast, kui tal esimene hoog on olnud, ehk teiste sõnadega migreen areneb krooniliseks tavaliselt aastate jooksul, ehk see alati läbib episoodilist faasi ja seetõttu varem arvatigi, et me episoodilises faasis võib-olla oleme midagi nagu valesti teinud või kuidagi käsitlenud mitte adekvaatselt migreeni kui haigust, mis tõttu see tüsistus kroonilise migreenina. Et praegu me juba teame, et isegi kõige perfektsema hooravi puhul, kui ei rakendata profülaktikat, isegi episoodilises faasis, siis inimestel võib ikka krooniline migreen areneda. Rääkides nüüd sellest, kuidas migreeni saab krooniliseks nimetada, jällegi siin tuleb vaadata patsiendi päevikut või siis küsitleda patsienti ja sellisel juhul, kui patsiendil on vähemalt pooltel päevadel kuus ehk vähemalt 15 päeva kuus patsiendile esinevad peavalud ja seda 3 järjestikuse kuu jooksul, siis me saame diagnoosida kroonilist migreeni. Ja loomulikult valdav osa nendest päevadest on migreenoosse peavaluga, kuid migreeni kronifitseerumise käigus sageli patsiendil mitte kõik peavaluga päevad ei ole migreenoossed.
ehk nende vahel on ka sellised päevad, kus patsient kirjeldab tavalist peavalu, nagu öeldakse, ilma kaasuvate sümptomiteta, mis võib viia selleni, et patsient saab valesti ekslikult kaks erinevat diagnoosi, nagu episoodiline migreen ja näiteks pingetüüpi peavalu kaasuvalt. Kuid see dünaamika, kuidas patsiendil see olukord kujunes välja, nagu ma mainisin, krooniline migreen areneb inimesel tavaliselt aastate jooksul. See dünaamika annab meile vihjed, kas see on tõesti lihtsalt komorbiidsus või on see krooniline migreen. Ja see dünaamika näebki sellisena välja, et patsiendil on kunagi anamneesis alanud tüüpilised migreenivood, mis on olnud harvemad aastatega. Nende sagedus hakkas tõusma ja sinna vahele hakkasid tekkima päevad tavalise peavaluga. Me vaatleme migreeni kui ühtset sellist protsessi, me teame, mis seal ajus toimub, ehk meil on ülevaade migreeni patofüsioloogiast, loomulikult me ei tea kõike, aga me päris palju informatsiooni teame ja kui me paneme migreeni kronifitseerumist sellesse pilti tervikuna, siis tavaliste peavalude esinemine sagedaste migreeni atakkide puhul, see on kronifitseerumise protsess. Ja lühidalt öeldes migreeni kronifitseerumine on seotud kahe põhilise sellise mehhanismiga. Üks on nõndanimetatud tsentraalne sensibiliseerumine ja teine on perifeerne sensibiliseerumine, mille taga on siis omakorda kindlad patofüsioloogilised mehhanismid. Levimusest paar sõna ka, et krooniline migreen moodustab umbes keskeltläbi 1–5% elanikkonnast, nii et kui me tahame absoluutarvudesse seda ümber arvutada, siis need numbrid on ikkagi muljetavaldavad. Ja kusjuures meil Eestis on ka oma rahvuslik levimusuuring näitas, et meil ongi praktiliselt 1% täiskasvanud elanikkonnast kannatab migreeni all. Just kroonilise migreeni all. Üldine migreeni levimus Eestis on umbes 18%. Ja migreeni kronifitseerumine, nagu saite aru juba, see on dünaamiline nähtus. Ehk siis lisaks sellele me teame, et migreen võib krooniliseks muutuda. Me teame, et nii profülaktilise ravifoonil, eriti profülaktilise ravifoonil, aga mõnedel patsiendil ka spontaanselt migreen võib minna tagasi episoodilisse faasi. Ehk siis inimesel erinevatel anamneesiperioodidel ei pruugi see sagedus püsida kogu aeg seal kroonilise migreeni vahemikus, vaid võib vahepeal, tänu näiteks teatud elustiili muutustele, elukeskkonna muutustele või ka võib-olla teatud provotseerivate faktorite kadumisel tema elus tekkida spontaanne remissioon, ehk siis migreen muutub jälle harvemaks, kuid valdaval enamusel patsientidest see jääbki niimoodi pendeldama, et on perioode, kus patsiendil on need 15 päeva 6 kriteeriumid täidetud, vahepeal on seal sagedus madalam ja ei täida kriteeriume, aga üldiselt öeldakse, kui patsient juba korra, kellel on migreen juba korra, läks sinna kroonilisse faasi, et tal ikkagi see diagnoos on ikka krooniline migreen, mis sest, et tal hiljem võib-olla sagedus on madalam ja sellisel juhul me võib-olla mõtleme, et ei ole korrektne patsiendil seda diagnoosida. Ja samas just rõhutan seda, et kui inimesel on juba korra kroonilise migreeni diagnoosi kriteeriumid on täidetud, et tegelikult kogu seda patofüsioloogiat arvestades me peame arvestama, et ta on ikkagi kõrge riski grupi patsiente migreeni kronifitseerumise seisukohalt ka tulevikus. Ehk siis see eeldab agressiivsemat käsitlust, agressiivsemat profülaktilist ravi nendel patsientidel. Protsentuaalselt öeldakse, et iga aasta kõikidest migreeni patsientidest nii-öelda kronifitseerub umbes 8–10% migreeni diagnoosiga inimestest ja spontaanseid remissioone, kuigi see on ka vaieldav, kui palju see remissioon on spontaanne, sest reeglina isegi kui patsient ei saanud mingisugust
ravi, migreenile suunatud profülaktilist ravi, siiski tavaliselt selle taga on, nagu juba eelpool mainisin, teatud elustiili muutused või siis vallandajate elimineerumine tema elust. Ja seetõttu me võime vaielda, kas see spontaanne migreeni remissioon, kroonilise migreeni, kas on üldse õige mõiste või mitte, aga sellest ikka räägitakse. Et see protsent on isegi teatud uuringute alusel on kusagil 25%, et iga aasta 25% kroonilise migreeni patsientidest läheb kroonilisest faasist alla episoodilisse faasi. Ja ilma selleta, et meil oleks rakendatud farmakoteraapia, profülaktiline farmakoloogiline ravi. Kuigi lege artis tegelikult kõik kroonilise migreeni patsiendid peaksid saama profülaktilist ravi just tänu sellele, et see on niivõrd elukvaliteedi alandav haigus. Ja kus teistpidi jällegi mõelda, et okei, 25% iga aasta remiteerub või läheb tagasi episoodilisse faasi, aga ülejäänud 75% on ju need, kes edasi kannatavad ja ainult istuda ja oodata ja loota, et äkki ta iseenesest läheb, et see kindlasti ei ole korrektne. Kogu sellele teadmisele vaatamata kroonilise migreeni diagnoos ei ole kõigil patsiendil välja pandud. Üks stsenaarium, nagu ma ütlesin juba, et kui valesti diagnoositakse sagedast episoodilist koos pingetüüpi peavaluga, et see võib olla üks viga. Teine asi, et inimene ei pöördu. Kolmas aspekt on see, et tervishoiuteenuse osutaja ei oska õieti diagnoosida seda või pööra tähelepanu sellele. Et kui veel siin aastal 2008 uuringud näitasid, et kõikidest kroonilise migreeni diagnoosiga patsientidest on korrektselt diagnoositud see ainult viiendikul, siis 5 aastat hiljem sama metoodikaga tehtud uuring näitas, et see on umbes kolmandik ja loodame, et tegelikult see kroonilise migreeni diagnoosi protsent järjest iga aastaga paraneb. Ja kusjuures siin hiljuti oli meil üks Balti koosolek Balti kolleegidega ja Leedu kolleegid on juba pannud tähele mõni aeg tagasi, et migreeni diagnostika hüppeliselt on tõusnud, kaasa kroonilise migreeni diagnoosimine ja seda on tegelikult vedanud kaasaegsete ravimite kättesaadavus. Ehk siis niipea, kui meil tekkisid palju efektiivsemad, uuemad, ohutumad ravimid, mida me saame patsientile pakkuda, siis järjest rohkem see info levib ka inimeste seas, järjest rohkem inimesed pöörduvad ja saavad siis diagnoosi. Nii et selles osas kindlasti ka farmakoloogilise ravi arengud on soodustanud seda, et enam migreeni diagnoosiga inimesi saab õiget diagnoosi. Nii et ma usun, et meie ajal see protsent on veel kõrgem, kui siin uuringutega mõni aeg tagasi oli näidatud. Nii et ja sellel on meil kõigil oma panus teha. Esiteks ära tundes neid patsiente, teiseks harides ka üldrahvastikku, et nad ei kardaks pöörduda ja julgelt küsiks abi. Erilist tähelepanu soovitakse pöörata nendele patsientidele, kes on kõrge kronifitseerumise riskiga. Ja neid riske on kirjeldatud mitmeid, osa neist on mittemuudetavad, näiteks naissugu või geneetiline taust, aga osa ja päris palju selliseid riskitegureid on siis modifitseeritavad, ehk sisuliselt me saame mõjutada teatud riskitegureid, vähendades migreeni kronifitseerumise riske. Ja nendele tasub tähelepanu pöörata kõikidel patsientidel, kel on episoodiline migreen, kuid see on väga kõrge sagedusega, et ta küll ei ole veel päris krooniline, aga kui inimesel näiteks juba seal üle 4 päeva kuus migreeniga, siis see on juba ametlik näidustus migreeni profülaktika alustamiseks, sest mida rohkem see päevade arv tõuseb, seda suurem on tõenäosus ja need tegurid, mis lisaks hakkavad seal mängima rolli, on siis ka valuvaigistite kontrollimatu tarvitamine, mis ühelt poolt soodustab migreeni kronifitseerumist ja teiselt poolt võib tüsistuda kroonilise peavaluga ravimite liigtarvitamisest. Ja on ka sellised tegurid,
mida saab spetsiifiliselt nõustamisega ja vastava raviga mõjutada. Noh, näiteks on sellised nagu ülekaalulisus on väga tugev migreeni kronifitseerumise riskitegur, kaasuv depressioon või mingi muu primaarselt psühhiaatriline patoloogia. Need on sellised ravitavad seisundid ja on mitmeid uuringuid, mis on näidanud, et kui me mõjutame neid või õigemini saame neid ilusti kontrolli alla, siis ka migreeni kronifitseerumise risk muutub väiksemaks. Ja teisalt on kirjad ka teatud selliseid kaitsvaid ehk protektiivseid faktoreid. Kõige suurema efektiga protektsioon on farmakoteraapia ehk medikamentoosne profülaktiline ravi. Aga on ka sellised tegurid kirjeldatud, mis kaitsevad migreeni kronifitseerumise vastu, nagu kõrgem haridustase. On leitud, et on seotud väiksema migreeni kronifitseerumise riskiga. Samuti, kui patsiendil on korralik sotsiaalne võrgustik, võrreldes nende inimestega, kes võib-olla on üksikud ilma sotsiaalse võrgustikuta. Samuti inimesed, kes on füüsiliselt aktiivsed, nendel on risk madalam ja need, kes oskavad hästi toime tulla stressiga ja stressi meie elus, nagu te teate, meil kõigil on omajagu. Noh, see stressiga toimetulek, see ei pruugi olla selline iseenesest mõistetav inimese jaoks, mistõttu siinkohal on sageli päris palju abi näiteks kliinilistest psühholoogidest ja see on üks osa kognitiivkäitumuslikust teraapiast. Migreen, nagu sai öeldud, on ajuhaigus, kitsamalt öeldes seda nimestatud trigeminovaskulaarseks haiguseks ja teada on, et selleks, et inimesel üldse pea valutaks, peab aktiveeruma inimesel ajutüves asuv kolmiknärvi kompleks ehk trigeminaalne kompleks, mida nimetatakse peavalu generaatoriks. Ja me teame, et selline trigeminaalne aktivatsioon põhjustab patsientidel ka veresoonte laienemist ehk vasodilatatsiooni, mis oli omal ajal üks selliseid esimesi teaduslikke avastusi migreeni patofüsioloogiast, mistõttu oma 50-60 aastat tagasi migreeni peetigi vaskulaarseks patoloogias, sest avastati see veresoonte dilatatsioon valufaasis. Nüüd me teame, et see on selline sekundaarne sündmus tänu trigeminaalsele aktivatsioonile. Migreeni aura puhul inimese ajukoores leiab aset selline unikaalne nähtus nagu kortikaalne leviv depressioon, mille puhul teatud piirkond ajukoores muutub neuronaalselt elektriliselt passiivseks ja see neuronaalse depressiooni aktiivsuse languse ala ei ole staatiline, vaid ta on selline liikuv ehk ta liigub lainena mööda ajukoort kiirusega umbes 1–3 millimeetrit minutis, mis korreleerub väga hästi kliinilise migreeni aura väljendusega, et miks need sümptomid aura puhul progresseeruvad minutite jooksul. See on tänu sellele, et teate ajukoores siis neuronaalne aktiivsus langeb ja see liigub lainena mööda ajukoort. Ja kuna aju meil ise reguleerib oma verevarustust ja see on otseses korrelatsioonis neuronaalse aktiivsusega, siis nendes piirkondades, kus tekib neuronaalse aktiivsuse langus, ehk siis antud juhul kortikaalne leviv depressioon, siis selles piirkonnas patsiendil on oligeemia ehk verevarustus seal piirkonnas langeb ja see on see parempoolne alumine pilt, mis näitabki verevarustust korrelatsioonis leviva kortikaalse depressiooniga. Ja see on ka üks olulisemaid riskitegureid, miks auraga migreen ongi ajuinfarkti riskitegur. Et kuna iga aura ajal aju teeb läbi oligeemia episoodi sisuliselt. Ja nüüd üks viimaseid avastusi, mis täiendasid meie arusaama migreeni patofüsioloogiast, on seotud hoopis valgeainega ja on leitud, et enne kortikaalse leviva depressiooni aset leiab astrotsüütide aktivatsioon ja arvataksegi, et astrotsüüdid on seotud kortikaalse leviva depressiooni mehhanismiga
ehk siis jällegi veel üks tase migreeni patofüsioloogias, mida me nüüdseks juba teame, et see ei ole ainult ajutüve patoloogia, kus trigeminaalne koos, see ei ole ammugi mitte vaskulaarne haigus, vaatamata vaskulaarsetele muutustele ajus samal ajal. See ei ole puhas kortikaalne haigus, vaid ta on multidimensionaalne, seal ajutüvi mängib rolli, ajukoor mängib rolli ja subkortikaalsed ehk valge ainekeskused mängivad rolli. Selle taga on lisaks sellele kõigele ka terve nii-öelda supp, kui võib nii-öelda neuromediaatoreid ja me teame, et põhilised neuromediaatorid, mis migreeni patofüsioloogia on seotud, need on CGRP, PACAP, VIP, NO ja ka teised. Noh, viimati on väga suur teema noreksiinide roll migreeni patofüsioloogias. Ja hetkel kõige kuumem teema on CGRP, kaltsitoniini geeniga seotud valk ja see on suuresti sellepärast praegu väga kuum teema, et meie ajal on juba olemas ravimid, mis otseselt mõjutavad seda CGRP mehhanismi ja lühidalt öeldes, et inimesel, kellel on migreeniatakk, samal ajal hüppeliselt tõuseb CGRP tase. CGRP on meil kõigil kehas olemas ja tal on mitmeid funktsioone, kaasa arvatud siis mängib rolli valu modulatsioonis ehk notsetsionis tsentraalses, tal on ka muid funktsioone, kuid see tihe seos migreeni ja CGRP tõusu vahel on juba teada suurusjärk 25-30 aastat ja nüüd me oleme jõudnud ajastusse, kui meil on spetsiifiline, profülaktiline ja hooravi, mis mõjutab konkreetselt seda mehhanismi migreenist. Kui keegi tahab veel täpsemalt lugeda, et siis mõni aeg tagasi oli Cefalalgia ajakirja eraldi number oli pühendatud ainult CGRP-le ja seda võib siis lugeda, kuna Cefalalgia nüüd paar aastat tagasi muutus täiesti vabalt kättesaadavaks ajakirjaks. Vanasti selle eest tuli maksta, nüüd on kõik Cefalalgia artiklid täiesti tasuta kõikidele lugejatele, et te võite üles otsida ja kui pakub huvi, siis seda juurde lugeda. Aga migreeni ravi on, nagu haiguski ise, on ka mitmekomponendiline, suur osa on mittefarmakoloogilisel ravil ja see, mis võib-olla on natuke paremini reguleeritud, on siis farmakoloogiline ravi. Ja põhiline instrument, põhiline mõõdik, mida me kasutame, kui me alustame patsiendi käsitlus, ongi peavalupäevik, sest et mida me jälgime ravi käigus on see, et kui kiiresti patsiendil langeb peavaludega ja migreenipäevade arv, ja kui kiiresti, kui hooravist räägime, me saavutame efekti ja kõik need andmed on olemas peavalupäevikus, mis tõttu patsientidele alati paneme südamele, et peavalupäeviku täitmine on mitte ainult meie jaoks, vaid tema enda jaoks, kuna see viib adekvaatsete raviotsusteni tulevikus. Ja kõik need ravijuhised, mis rahvusvahelist oli ja ka Eesti ravijuhend, kuigi ta on suunatud farmakoteraapia ravisoovitustele, kõik mainivad, et tegelikult see mittefarmakoloogiline ravi on siin täiesti oluline ja seetõttu ka sellised peavaludele spetsialiseeruvad tippkeskused peavad sisaldama oma tiimis mitte ainult arsti, kes tegeleb peavaluga, vaid meil on olemas ka spetsialiseeruvad peavaluõde, meil on olemas kliiniline psühholoog ja füsioterapeut, see on selline miinimum nii-öelda tiim, kes töötab patsiendiga koos tema elukvaliteedi parandamiseks. Üldiselt öeldakse, et päris tippkeskused, neil on veel spetsialiste seal juures, aga selline miinimumtiim on, nagu ma nimetasin. Psühholoog tegeleb kognitiivkäitumusliku teraapiaga, kuhu kuulub ka näiteks ühe osana seesama eelpool mainitud stressiga toimetulek, stressoorsete faktorite mõjutamine ja nendega toimetulek. Ja see võib olla nii individuaalteraapia kui ka grupiteraapia ja sellel on kõrge tõenduspõhisuse tase, ehk siis juba ilma farmakoteraapiata puhtalt kliiniline, psühholoogiline, kognitiivkäitumuslik teraapia paljudele patsientidele annab märkimisväärset efektiivsust peavalude sageduse languse juures. Samasugust efekti on kirjeldatud ka füsioteraapia näol
ehk siis loomulikult on kõige efektiivsem selline individualiseeritud füsioteraapia, mis arvestab patsiendi, ma ei tea, vanust, somaatilist tervist, kaasuvaid haigusi ja genereeritakse sellist aktiivse füsioteraapia programmi patsiendi jaoks, aga tegelikult kõige kättesaadavam füsioteraapia on see, kui inimene regulaarselt käib trennis ja elab füüsilist aktiivset elu. Aga Eestis on siis olemas, nagu te tõenäoliselt juba teate, migreeni esmase diagnostika ja farmakoteraapia ravijuhend, mis keskendub täiskasvanutele ja kohe ütlen, nagu juba eelpool mainitud, ta ei käsitle eraldi mitte farmakoloogilisi meetodeid, küll mainib neid, et need on olemas, aga seal eraldi juhendeid nagu selle kohta nagu ei ole, et see on väärt täiesti eraldi ravijuhendit ja mul on lootus, et see mingil hetkel Eestisse ka tekib. Nüüd see ravijuhend, mis praegu Eestis kehtimas on, sai kinnitatud aastal 2022 ehk 2 aastat tagasi juuni lõpus, ehk see töö käis alates 2021. aasta kevadest ehk umbes aasta jooksul. Grupp spetsialiste töötas selle välja, võttes arvesse kogu maailma kogemuse pagasit ja teadmisi. Aga migreeni ravis on ka sealt edasi ja meie ajal toimub nii palju arenguid, et tegelikult praegu juba vähem kui 2 aastat peale seda, kui meie ravijuhendid publitseerisime, meil on juba vajadus seal mitmeid asju muuta ja täiendada ja ma siinkohal ka mainin, mis need põhilised kohad on, millele tähelepanu pöörata, mis erinevad juba sellest, mida meie ravijuhend praegu sätestab. Aga üldjoontes ta on ikka nagu selles mõttes ikkagi kehtiv dokument. Ja nagu öeldakse alati, migreeni õige ravi algab õigest hooravist ja kui me aastani 2023 elasime nii-öelda triptaanide ajastul, mis oli kuldseks standardiks migreenihoogude raviks, kuna need olid ainsad sellised ohutud ja migreeni spetsiifilised valuvaigistid, päris kõrge efektiivsusega ja reeglina sellise soodsa ohutuse profiiliga, siis meie ajal on meil lisandunud nüüd veelgi uus grupp ravimeid, mida nimetatakse gepantideks, mis on CGRP vastased molekulid ja põhiline erinevus triptaanidest seisneb selles, et lisaks hooravi efektiivsusele gepantidel on ka profülaktiline ehk ennetav efekt, mistõttu gepandid on esimesed valuvaigistid, millel ei ole ületarvitamise riski. Ehk selles suhtes, et kui me triptaanidega alati ütlesime patsiente, et jälgige päevade arvu, kui sageli te võtate neid. Ja see kehtis ka teiste nii-öelda tavaliste valuvaigistite puhul ja kroonilise migreeni puhul see on eriti aktuaalne, kuna patsiendil on nii palju neid päevi peavaluga ja kui ta kõikide nende päevade jooksul tarvitab ükskõik missugused valuvaigistid, kaasa arvatud triptaane, siis tal väga kiiresti võib välja kujuneda krooniline peavalu ravimite liigtarvitamisest. Nii et siin on hästi oluline, et patsient nagu jälgiks seda tarvitamist. Nüüd gepantide puhul, jah, me ikka ütleme, et neid päevi tuleb registreerida, kui patsient võtab, aga just tänu ennetavale toimele gepantidel ei ole vajadust jälgida üldist sellist päevade arvu. Nii et piltlikult öeldes, kui patsiendil on iga päev peavalu, ta võib gepanti võtta iga päev ja tal ei teki seda kroonilist peavalu ravimite liigtarvitamisest. Ja see omakorda tähendab seda, et teatud gepantidel on ka teatud riikides ametlikuks näidustuseks ka profülaktika, aga see Eestis hetkel veel nii-öelda sellise ravimsoodustuste seisukohalt ei ole kuidagi veel rakendunud ehk kättesaadavus ei ole päris hästi nagu paranenud. Aga see, et gepandid on meil turul juba olemas ja kättesaadavad, see on nagu tugev areng ja samm edasi just sellest aspektist, et need, kes on eksponeeritud ravimite liigtarvitamisele, võivad nüüd ohutult oma peavalusid efektiivselt ravida. Ja ikkagi, kust me seda infot saame, korralik peavalupäeviku pidamine, et kui palju patsient võtab valuvaigisteid. Kui ta ei võta gepante, ta võtab ikka ükskõik missuguseid kas üldiseid valuvaigisteid või triptaane, siis ikkagi tal tekib risk MOH-i tekkeks, ehk see medication overuse headache, kui patsient satub sellisesse surnud ringi,
mida rohkem valuvaigisteid ta võtab, seda rohkem tal peavalusid on ja siis ta vajab veel rohkem valuvaigisteid ja see võib lõppkokkuvõttes olulisel määral langetada patsiendi elukvaliteeti. Aga see on hoopis teine teema, võib-olla, mis siinkohal meeles pidada, et kui patsient kasutab mitte gepante, vaid teisi valuvaigisteid, et siis on teatud piirid, mida ta peab jälgima ja selline kuldne reegel on siis 10 päeva kuus, välja arvatud nii-öelda lihtsalt esimese rea valuvaigistid monoteraapia, mida peetakse madalama riskiga valuvaigistiteks, et siis neid on lubatud võtta kuni 15 päeva kuus. Ehk siis päevik. Migreeni profülaktika ehk nüüd see kroonilise migreeni põhiravi, kroonilise migreeni põhiravi ongi profülaktiline ravi, see on ka graafiliselt ilusti meil ravijuhendis välja toodud, kui patsiendil on siis krooniline migreen diagnoositud, siis esimese valikuna on välja toodud amitriptyline, propranolol või topiramaat, ja teise valikuna siis mõned teised preparaadid ja kui need kõik ebaõnnestuvad, siis öeldakse, et võib kolmanda rea preparaate kasutada ja selleks on siis Essenerid, Candesartan, Flunarizin ja CGRP vastsed monoklonaalsed antikehad. Nüüd need kohad, mis mul on siin punase noolega märgitud, need kindlasti vajavad ümberkirjutamist, kuna meie ajal on, nagu ma ütlesin, sellest ajast, kui me ravijuhendit kirjutasime, on ühte-teist juba muutunud. Ja esimene asi, mis on muutunud, on see, et CGRP vastsed monoklonaalsed antikehad on praegu profülaktikas rahvusvaheliste juhendite kohaselt, kaasa arvatud Euroopa ravijuhise kohaselt peab olema esimene valik patsientide jaoks. Just tänu sellele, et nad on kõrgelt spetsiifilised, neil on parem taluvuse profiil, neil on kiirem toime võrreldes suukaudsete profülaktikumidega ja aega me kindlasti ei taha kaotada. Ja eraldi teema on siis topiramaat, mis on muutunud siis topiramaadiga ja see on muutunud kõigest pool aastat tagasi ehk septembris 2023 on siis Euroopa ravimite agentuur ehk European Medical Agency publitseerinud sellist soovituslikku consensus statementi, mis käsitleb eraldi topiramaati ja sisuliselt seda võrdsustati praegu valproadiga ja põhiline sihtgrupp, kellele see on mõeldud, see soovitus on siis fertiilses eas naised ja selle ema juhise alusel, ta ei ole juhis, ta on tegelikult tungiv soovitus või soovitus, sõltuvalt sellest, mis näidustusel arst mõtleb fertiilses eas naisele panna raviks topiramaati, peab ta esiteks veenduma selleks, et naine ei oleks hetkel rase, selleks on vaja konkreetselt nagu rasedustest teha. Teiseks on vaja patsiendile ära seletada, missugused riskid sellega kaasuvad. Kolmandaks, kõrgelt efektiivset kontratseptsiooni peab patsiendile panema ja enamasti me räägime topeltkontratseptsioonist, kuna topiramaat võib alandada ka kontratseptiivide toimet ka veel lisaks kõigele. Ja lisaks sellele iga natukese aja tagant peab uuesti rasedustesti kordama. Nii et päris kõvasti reguleeritud on, mis tähendab seda, et topiramaat ei ole üldse ära keelatud ja kui te mõtlete, et migreeni diagnoosiga inimeste seas enamus on fertiilses eas naised, valdav enamus, et siis päris palju patsiente praegu jääb, ütleme, see variant jääb väga tahaplaanile, et ta ei ole keelatud, aga kõik need tingimused peavad olema täidetud, kui sa tahad topiramaadiga ravida, ehk see tõstab seda või õigemini langetab topiramaadi soovitust. Nüüd ta kindlasti ei ole esimene valik fertiilses eas naistele. Mehed on hetkeseisuga veel okei. Ja teine, nagu sai mainitud, mis on muutunud selle 2 aasta jooksul, on see, et kui me ravijuhendit Eestis kirjutasime, siis ka rahvusvaheliselt olid CGRP vastsed monoklonaalsed antikehad profülaktiliseks raviks mõeldud teise-kolmanda valikuna, siis praegu, nagu sai mainitud, aastast 2022 juba tegelikult, nii kui me ravijuhist publitseerisime, siis sama kuu tuli uus Euroopa ravijuhend, mis tõstis neid esimeseks valikuks.
Maailmas on üldse 4 CGRP-vastast monoklonaalset antikeha, millest Eestis on kättesaadavad 3, erenumab, mis on retseptori antagonist ja fremanezumab, peptinesumab, mis on ligandi antagonist. Sisuliselt toimivad sama ahela katkestamise teel, kõik on parenteraalseks manustamiseks ehk erenumab ja fremanezumab on subkutaanseks manustamiseks ja kas kord kuus või kord kvartalis fremanezumab puhul ka võimalik. Ja eptinesumab on kord kvartalis intravenoosseks manustamiseks mõeldud. Ja lisaks, mida ei tasu mitte mingil juhul unustada, on see, et jätkuvalt juba mõned aastad on kroonilise migreeni ravi valikus ka Botox ja just Botox, sest et teistel onabotuliini või botuliinitoksiinidel hetkel seda evidentsi ei ole, kuigi me teame, et turul on lisaks veel ka Dysport ja Xeomin näiteks. Tegelikult see näidustus on ainult Botoxil hetkel. Ja näidustuseks on siis tõesti krooniline migreen vastava protokolli kohaselt, kui kõik need pildil nähtavad punktid patsiendile süstitakse iga 3 kuu tagant. Aga selleks, et patsiendil oleks võimalik seda ravi siis mitte oma raha eest saada, vaid Tervisekassa raha eest, et siis peavad olema täidetud teatud kriteeriumid. Ja iseenesest meil on omajagu patsiente, kes on just nagu Botox ravil kroonilise migreeni osas. Ja lõppu annan ülevaadet ka sellest, et mis hetkeseis ravimite farmakoteraapiaga Eestis üldse on, et missuguseid ravimeid migreeni puhul, mis on migreeni spetsiifilised ravimid, me saame kirjutada patsienti missuguse soodustusega ja alustame kõige võib-olla rohkem hooravimitena kasutusel olevatest triptaanidest, et meil on olemas tableti kujul sumatriptaan, provatriptaan ja G43 diagnoosiga siis patsient 75% soodustust. Me teame, et on osa patsiente, kellele on vaja kas subkutaanset või nasaalset sumatriptaani ja me seda tõesti kirjutame nendele patsientidele, aga see on siis täishinnaga. Teised triptaanid, mis Eestis on kättesaadavad, ehk siis olmitriptaan, risatriptaan on hetkel täishinnaga. Nüüd gepantidest on esimene, mis on Eestisse jõudnud juba aasta tagasi, on rimegepant, aga nüüd suhteliselt hiljuti ta sai ka soodustusnimekirja ja siin on ainsaks tingimuseks, kellele me saame rimegepanti kirjutada hooraviks soodustusega ja rakendub samasugune soodustus nagu sumatriptaanil või provatriptaanil, on need patsiendid, kes on triptaane hooraviks juba proovinud, vähemalt 2 nendest on proovinud ja nad on ebaõnnestunud. Ehk siis see peab olema dokumenteeritud, et kui need tingimused ei ole täidetud, siis rimegepant on jätkuvalt kättesaadav, aga siis patsient lihtsalt ostab seda 100% ise välja. Millele veel juhin tähelepanu on see, et rimegepandil ei ole esmase väljakirjutamise piirangut, nii et selleks, et rimegepandi soodustusega kirjutada, ei pea perearst patsiendi saatma neuroloogile. Esimene retsept soodustusega, kui on dokumenteeritud, et vähemalt 2 triptaani on ebaõnnestunud, seda võib kohe alustada perearst, ei ole vaja neuroloogi esmast retsepti. Siin on väike erinevus sellega, mis on monoklonaalsete antikehadega näiteks. Ja ditaanid, mis on kohe-kohe, Euroopasse just pool aastat tagasi jõudnud ja kohe-kohe tõenäoliselt jõudmas ka Eestisse, ma natuke vaatan tulevikku siin ka. Esimene preparaat hooraviks on lasmiditaan sellest grupist, et ta ei ole hetkel veel Eestis kättesaadav, nii et me sellest võime uuesti rääkida tulevikus, kui lasmiditaan Eestisse ka jõuab. Ja nüüd profülaktilised migreeni-spetsiifilised preparaadid on siis CGRP-vastsed monoklonaalsed antikehad. Esimene, mis on turule jõudnud, on erenumab juba 6 aastat tagasi. Subkutaanne manustamine automaatsüstlaga, patsient saab koolituse, kuidas seda teha, näidatakse, kuidas õieti seda süstida ja kord kuus süstib ise ja sellel mingit soodustust praegu ei ole, see on täishinnaga. Teine, mis Eestisse on jõudnud, oli fremanezumab, samuti subkutaanseks manustamiseks, seal on ainult 2 skeemi, kas 225 mg kord kuus või 625 mg ehk 3-kordne annus iga 3 kuu tagant, nii et rahaliselt see teeb umbes sama, täpselt sama.
Ja kui on vastavad tingimused täidetud, siis on 75% ja nendeks tingimusteks ongi, et patsiendil on esiteks krooniline migreen diagnoositud, teiseks ta on proovinud vähemalt 3 suukaudset profülaktilist preparaati ja need ravivariandid olid ebaõnnestunud, vot siis saab Fremanezumab'i kirjutada. Siin küll jah, esmast retsepti peab neuroloog kirjutama, aga edasi pikendada saab siis perearst. Ja viimane, mis nüüd soodustust sai, on Eptinezumab. Tingimused on väga sarnased Fremanezumabile, välja arvatud teatud lõpetamise kriteeriumid, mis on leebemad Eptinezumabiga, aga kuna see on intravenooseks manustamiseks, siis see ei ole mõeldud patsiendile endale manustamist, vaid see on selline nagu haiglateenus, ehk siis sisuliselt patsient tuleb nagu päeva statsionaari või siis ambulatoorsele visiidile ja patsiendile siis tehakse kord kvartalis seda Eptinezumabi infusiooni 100 mg korraga. Ja jällegi, kui need soodustustingimused on täidetud, siis kodeeritakse vastavalt Tervisekassa koodile, selleks koodiks on 422R. Iga manustamiskord on siis, tuleb kodeerida ja sellisel juhul patsient ei pea muud kui ainult visiiditasu võib-olla maksta, et preparaat ise ja manustamine patsiendile, kindlustatud patsiendile on siis tasuta. Kui kriteeriumid ei ole täidetud, Eptinezumabi saab kasutada ikkagi, sest nagu ma ütlesin, ametlik profülaktilise ravi näidustus on tegelikult 4 päeva kuus või rohkem. Et sellisel juhul patsient ja meil on ka mitmeid patsienti, kes ise maksavad selle jätkuva ravi eest. Nii et see on see olukord Eestis, mida sageli minu käest küsitakse ja sellega ma siis lõpetan, vabandan, võib-olla natuke läks üle aja. Siinkohal tahaks toetada kõiki, kes toetasid meie webinari ja tänan teid tähelepanu eest ja kui teil õhtul tekib tunne midagi migreeni kohta lugeda, te võite kas ravijuhendit sirvida või siis tahate midagi meditsiinivabad, siis üks väga hea raamat migreenist, mida ma soovitan lugemisega eesti keelde tõlgitud, on Migreeni maffia. Väga hea õhtune lugemine. Et tänan tähelepanu eest. Aitäh sulle, Mark, väga hea ülevaatliku ettekande eest migreenist, kroonilisest migreenist, ravivõimalustest, tähelepanu pööramast sellele, et patsiendil endal on ka väga palju ära teha. Meil on mõned küsimused ka tulnud ja alustaks nendest küsimustest, mis puudutavad farmakoteraapiat. Palun täpsusta veel korraks üle, kui suur on triptaanide liiga sageli võtmisel peavalu tekitav toime, kas rohkem kui näiteks kodeiinil paratsetamooliga? Triptaanid ja paratsetamool kodeiiniga ehk igasugune kombinatsioonravi ja opioidid eraldi on kõrge riskiga, et selleks piiriks on siis 10 päeva kuus, et seda ei tohiks ületada. Siinkohal peab eraldi rõhutama seda, et nagu te nägite, kui slaid oli migreeni hooravist, siis seal ei olnud mitte ühtegi opioidi, sest opioidid ei ole patofüsioloogiliselt juba õiged migreeni hooravimid, sest et kogu selles trigeminaalses kompleksis, mis on peavalu tekitamas, seal ei ole rakkudel mitte ühtegi opioidset retseptorit, nii et opioidide kasutamine esmaste peavalude ravis on juba põhimõtteliselt raviviga. Ma korraks peegeldan tagasi. Kas see tähendab seda, et kodeiin paratsetamooliga esmaste peavalude ravis võiks olla suure punase ristiga, et seda ei tohi kindlasti kasutada? Jah, piltlikult öeldes seda me näeksime seda küll sellise punase ristina just tänu selle, et seal on kodeiin sees. Paratsetamool monoteraapia on okei. Teatud patsientidel, kes liiga sageli ei vaja, võib paratsetamooli kombineerida näiteks risatriptaaniga, on uuringud, või solmitriptaaniga. Ja kui me räägime sellest kombinatsioonravist, mis on pigem nagu selline võimalusel vältida seda, aga kui on kuidagi ei saa ja peab kombinatsioonravi kasutada, siis kõige parem kombinatsioon, mis uuringutele toetudes tundub olema, on sumatriptaan naproxeeniga. Aitäh, Mark. Küsin vahele ühe lisaküsimuse.
Kui opioide juba mainisid, kas on veel mõned ravimid, mida ei tohiks või ei peaks tänapäeval enam migreeni ja teiste esmaste peavalude ravis kasutama? No seal eraldi nad ei ole küll otseselt analgeetikumid, aga mingil põhjusel neid sageli kasutatakse, on bensodiasepiinid. Meie tingimustes väga harva kasutatakse barbituraate, et õnneks, aga mingi periood barbituraate ka päris palju kasutati. Et nendele ka tegelikult ideaalses maailmas ei tohiks kohta olla migreeni voolavis. Et kui peremeditsiinis neid ravimeid märgata patsiendi puhul või nad ette satuvad, siis nendele samamoodi punane rist peal. Ja põhimõtteliselt ideaalis küll, jah. Siis on veel üks küsimus ravimite kohta. Mida teha edasi patsiendiga, kes on edutult ära proovinud kõik nimetatud ravivariandid? Ja Mark, see küsimus tuli sellel ajal, kui sa olid rääkimas ka juba monoklonaalsetest ja botoxist. Et justkui selle patsiendiga, kes on käinud läbi kogu teekonna, aga ikka ei toimi. Jah, et teatud protsent on nõndanimetatud ravimrefraktaarseid patsiente. Suures siin võib-olla kommentaari korras ütlen, et Euroopa Peavalu Föderatsioon on ära defineerinud, et mis on ravimresistentne migreen ja mis on ravimrefraktaarne migreen. Lühidalt öeldes ravimresistentne migreen on siis, kui on ebaõnnestunud 3 erinevat gruppi profülaktilist preparaati ja ravimrefraktaarne on see, kus on kõik ära proovitud, kogu farmakoteraapia ja miskit ei toimi. Et need on väga rasked patsiendid, kellega töötada ja nendel me järjest rohkem kasutame erinevate toimemehhanismidega profülaktilisi preparaate, et me näiteks hakkame kombineerima amitriptyliini koos näiteks kandesartaaniga ja oluline, et me kombineerime erinevad toimemehhanismid. Mul on ka patsiente, kes on ka 3 profülaktilise preparaadi peal, et me proovime ikkagi, me ei anna alla, aga need on rasked patsiendid. Aitäh, Mark. Ja kindlasti kogu see mittefarmakoloogiline ravi peab olema maksimaalne võimalik, ehk seesama kognitiivkäitumuslik teraapia, sama komorbiidsuse ravi, kui on depressioon kaasuvalt näiteks, seda korralikult kontrolli all hoida ja siis ka füsioteraapia. Aitäh, Mark. Kui ma siit tagasi peegeldan, siis sellist tüüpi patsiendi võiks suunata kõrgemasse etappi peavalukliinikusse, kui ta veel ei ole seal. Ja siit jätkuküsimusena, kuidas saab patsient ligi mitme spetsialistiga kombineeritud abile? Jah, selleks ongi vaja neid spetsialiseeruvaid keskusi. See on siis Tartu Ülikooli kliinikumis siin Lõuna-Eestis, Tallinnas Confidos on päris hea tiim on kokku pandud ja tegelikult sellised regionaalsed keskused nagu Ida-Viru Keskhaigla, Pärnu haigla, need ka proovivad arendada sellist multidistsiplinaarset, interdistsiplinaarset lähenemist. Et kindlasti see kättesaadavus ei ole kõige parem, sest lihtsalt ei ole nii palju spetsialiste ja keskusi. Aga me anname endast parima. Ja sedavõrd, meie vaatevinklist vaadates ongi see, et kui nüüd selliseid, ütleme, lihtsamaid migreeni variante ravida esmatasandil, kui vähegi võimalik, et siis meil jääb endal rohkem ressurssi, et tegeleda selliste keeruliste, komplekssemate patsientidega. Nii et, aga eks on alati arstlik otsus, et kui me räägime perearstidest, et keda suunata, keda mitte suunata. Ja loodame, et ravijuhend annab ka julgust esmatasandil migreenipatsientidega rohkem tegeleda. Nii. Milline on suhtumine magneesiumipreparaatide kasutamiseks migreenihaigele ja võib-olla laiemalt üldse toidulisanditesse? Jah, on olemas teatud uuringud, mis näitavad, et teatud toidulisandite kasutamine võib osutuda efektiivseks. Sageli see on sellised kombinatsioonid erinevate toidulisanditega, et näiteks magneesiumi koos B-grupi vitamiinidega ja koos
Coenzüm Q10-ga on sellised kombod, millel on selline potentsiaal migreenivoogusid leevendada. Neid kõige rohkem kasutavad tegelikult kolleegid pediaatrid, pediaatria laste neuroloogid, kes tegelevad peavaludega, sest seal on nende farmakoloogiliste ravimite kasutamise piirangud on suuremad kui täiskasvanutel, et seetõttu nemad ei saa kogu arsenali nagu kasutada, et seetõttu nad hästi sageli proovivad nii-öelda toidulisanditega migreeni manageerida, noh, pluss see mittefarmakoloogiline ravi. Aitäh, Mark. Ja tulles peavalupäevikute juurde. Kas aktiivsed peavalupäevikut on juba olemas, mida oleks hea patsiendile soovitada ja näpu vahele anda? Aktiivne ja aktiivne päevik, noh, selles mõttes, et ja peavalupäevik, esiteks, mida see peab sisaldama, ta peab sisaldama informatsiooni peavalude sageduse, analgeetikumide tarvitamise üle. Lisaks on hea, kui patsient märgib sinna ka vallandeid ja valu intensiivsust. Siiamaani me oleme kuni mõni aasta tagasi pidanud kasutama paberpäevikuid, mis kipuvad väga sageli ära kaduma ja patsient, kes eriti pikaajalisemat ravi vajab, siis temal need 3-5 aasta taguseid päevikuid ta enam ei leia kusagil üleval, et meie ajal me oleme ikka täiesti vaieldamatult läinud üle ka digitaalsetele lahendustele ja mõeldes, mis on meie Eesti enda nii-öelda oma laps, on siis Migrevention peavalupäevik, mida suuremad keskused juba hakkasid kasutama Eestis. Ja see võimaldab kindlasti ka pikemas perspektiivis neid andmeid mitte kaotada ehk säilitada ja jälgida dünaamikat patsientide puhul. Lisaks sellele, et kui isegi telefon kaob ära, ega need andmed ei kao sellisel juhul ära, et kui nad on selle patsiendi account'iga seotud. Ja see võimaldab ka kuna kõigil on telefonid kogu aeg kaasas meie ajal, et siis ja paberpäevikud ei pruugi alati käes olla kaasas, et siis see vähendab ka sellist nähtust nagu meeldetuletus bias nii-öelda ehk et patsient tagantjärele paberile kirjutades sageli sisestab seda ebatäpselt, et mida värskemalt patsient paneb kirja, mida võimaldabki see telefonis olev peavalupäevik, seda adekvaatsem on see informatsioon tegelikult. Kirjas on. Aitäh, Mark, väga põneva webinari eest. Küsimused said otsa ja vastatud. Kui kellelgi küsimusi jäi veel või tuleb hiljem meelde, palun kirjutage meile, kontaktid on kodulehel olemas. Täname veel kord toetajaid ja ootame nüüd küll juba esimesel sügiskuul kuulama järgmist migreeniteemalist webinari. Aitäh Migreventioni poolt, aitäh Mark ja aitäh kõikidele kuulajatele. Ilusat päeva jätku!